tänan teie kannatlikkuse eest. Aeg on läinud ja ma ei tea, kui palju koosoleku juhataja mul nüüd aega annab üldse, kas 5 minutit või 2 tundi. Mul on kõik aeg anda sulle, pole kellagi. Okei. Jah, ja minu teema on siis, et oleme pühavaimu tempel. Täna me oleme praegu kus? Ühes ruumis. Võiks öelda ka, et see on tänane tempel, võiksime öelda. Jumala tempel, võiksime öelda, kus me oleme täna tulnud. 1. Korintuse 6:19-20 on niisugune vestlus või selgitus Pauluse poolt. Või kas te ei tea, et teie ihu on teis olev pühavaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ning et teie ei ole iseeneste päralt. Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus. See on nagu, seda võib nüüd võtta 2 moodi. Kas nõuet või soovitust või arusaamist, et mis me siis lõpuks oleme. Me oleme püha vaimu tempel. See, mida Paulus siin esile toob, on see, et Jeesus on tegelikult ostnud sind oma vere läbi, kas pole nii? Me täna ka tähistame seda, et Jeesus on surnud meie eest. Küsimus, kas sa usud seda? Küsimus, et see, et sa üldse Jumala juurde tulid, pidid sa uskuma midagi, et Jeesus on olemas, et Jumal on olemas, et Jeesus suri ja maksis hinna minu eest, et minul tekiks osadus elava Jumalaga. Ja see on nagu see põhjus, miks ka Paulus seda rõhutab, et te olete pühavaimu tempel. Natuke see võiks meelde tuletada, kes me siis oleme. Me koosneme tegelikult 3 elemendist. Meie koosneme ihust, hingest ja vaimust. Seda on oluline endale teadvustada endale aeg-ajalt, et me koosneme ka 3 ainsusest. Ihust, hingest ja vaimust. Ja need on kõik erinevad. Nii nagu isa, poeg ja püha vaim on küll üks, aga me oleme üks. Aga tegelikult neil on erinevad funktsioonid. Kui te vaatate läbi Piibli, on neil erinevad funktsioonid. Nii ka meil. Meie ihul on oma funktsioon, meie vaimul on oma funktsioon ja meie siis hingel või meie intellektil, meie mõistusel on oma funktsioon ja nad töötavad koos. Aga neil on erinevad aistingud, erinevad nagu ülesanded, erinevad kogemused, annavad erinevad suunitlusi meie elule. Ja see on oluline mõista. Meie vaim on see, kes võtab siis Jumalaga ühendust ja loob püsiva sideme elava Jumalaga, et elada õigesti Jumala tahte kohaselt. See on väga oluline mõista. Sageli meie inimesed tulevad Jumala juurde, paluvad päästepalve ja paluvad, et Jeesus tuleks nende ellu. Aga tegelikult me peaksime teadvustada, mis tegelikult juhtus sellel hetkel inimese elus või sinu elus. Mida Jeesus ütles Nikodeemusele? Te peate uuesti sündima. Nikodeemus ei saanud ka aru. See on kummaline, ta oleks pidanud aru saama. Ja vahel ka meie ei saa aru. Me oleme uuesti sündinud, aga mis siis sünnib uuesti? Kas me peame nüüd ema ihusse tagasi minema füüsiliselt? Meie vaim peab elustatud saama, see tähendab uuesti sündima. Midagi peab tulema meie ellu, meie vaimu, et mõista, mis on tegelikult Jumala tahe. Mis on tegelikult Jumala plaan minu jaoks, isiklikult Jumala plaan minu jaoks. Mitte kellegi teise jaoks, sinu naabri jaoks, vaid isiklikult minu jaoks. See on nii oluline. Oma vaimu kaudu on Jumalal meie sisse pannud siis tunnetuse
väga selge tunnetuse, mis on õige, mis on vale. kui me seda eirame, siis me tegelikult hävitame iseennast. me teeme endale kahju. ja miks me vahel hävitame ennast, on see, et meil on liha, eks ole, millel on omad tahted ja soovid ja igatsused, ja meie mõistus, mis on väga seotud meie mõttemaailmaga, mida me loeme, mida me näeme, mida me kuuleme ja mida ka liha mõnikord dikteerib meile. Et liha mõnikord dikteerib hommikul, et tahaks magada. Ma oleks tahtnud ka täna hommikul väga magada. Eile sain väga hilja magama. Aga see oli väga vapustav olla noorte piiblipäevadel. Ma olin ka, kui noor, mul tuli meelde, kui ma olin ka piiblipäevadel. Ma olin ilmselt võib-olla 19-aastane, 20-aastane. Ja tõesti ma kogesin ka seal Pärnus seekord, et ma oleksin olnud nagu 20-aastane. Absoluutselt ei kogenud, et ma oleksin nii vana, nagu ma olen täna. Vaid tegelikult ma vaimus kogesin, et Jumalal ei ole tegelikult vanuse piire meie jaoks. Me vahel ise seame endale piirid, ma olen juba nii vanad, äkki ma sinna ei kõlba minna ja toda ei tee. Ja tegelikult ongi see meie liha, mis tegelikult ka ütleb, et ei, ära mine nüüd sinna, et kuule, et seal on ainult ju noored kõik koos. Ma nägin seal mõned vanad ei tulnud sinna üles, olid seal all, tekiti oma grupid ja mõtlesin, no nii noored, lähme nüüd ülesse. Ma ei tea, võib-olla nad tulid, võib-olla tulnud, selle rahvamass oli palju. Nii et meie hing, intellekt, mõistus, see on, kes juhib meie keha. Meie mõistus annab meie kehale tegevusega käskluse, nüüd haara siit kinni või nüüd võta, nüüd kirjuta, nüüd mine, nüüd tule. See on väga tihedalt on seotud. Ja miks me ütleme, et meie vaim on surnud või ütleme, inimene, kes ei koge Jumalat, ei mõista Jumalat, et tema vaim on surnud, tal ei ole Jumala vaimu poolt või Jumala poolt antud juhendeid, kuidas õieti elada. Ja see on see põhiprobleem. Ja miks nad ei saa ka Jumalast aru? Mul tekib vahel ka see küsimus, et miks nad on nii tõrksed Jumala vastu? Kui sa juba räägid Jeesusest või Jumalast, siis ei, minul ära räägi. Me räägime ainult neid asju, mida mina räägin, et see pole olemas sellepärast, et nende vaim on surnud. Nad ei saa aru. Nad ei mõista. Nii et meie keha on siis füüsiline keha, mida saab kasutada ja kes tajub olukordi ka füüsiliselt. Kuumust, nälga, valu. Ma usun, me kõik saame aru meie füüsilisest kehast. Antud tekst ütleb ka ühe väga huvitava suuna annab meile, et Jumal on pannud meid valvama meie füüsilist keha selle vaimu kaudu, mida Jumal on algselt juba pannud sinu sisse sinu loomise hetkel. Vanas testamendis on üks huvitav lause, ütleb Jumal, et kui Jumal oma vaimu ära tõmbaks inimesest, siis inimene lakkaks eksisteerimast. Loomise juures, kui Jumal lõi selle kõik, valmistas meist mullast ja nii edasi, ei saanud inimene enne elavaks, kui ta puhus meie sisse elava vaimu õhku, mis tegi meid elavaks. Kui me sureme, siis meie keha, muld saab jälle mullaks, aga meie vaim, meie intellekt läheb Jumala juurde. See tähendab, et kui me sureme ära, siis need asjad, mis siin peas on olemas, see jääb ka alles. Nii et me näeme ja kogeme ja tunneme ära asju, mis on olnud. Ja vahel me ei teadvusta endale seda, et tegelikult Jumal on meid pannud valvama oma vaimu. Ja sellepärast ka Paulus ütleb, et me oleme püha vaimu tempel. Küsimus on,
kui see on täna meie tempel, kuidas me seda templit hooldame, kuidas me selle templiga läbi saame, ütleme, keda me siia laseme? Kas pole nii? Kas me laseme oma majja igasuguseid inimesi, igasuguseid olukordi, igasuguseid loomi, igasuguseid elukaid ja nii edasi? Me teeme valiku, kas pole nii? Ja samamoodi ka meie elus, mida me laseme oma vaimu tulla? Ja Jumala sõna ütleb, et kui me ei valva, kes uksest sisse tuleb, siis kurat tuleb sealt kindlasti sisse. Ja hakkab midagi sinult ära viima. Või juurde panema asju, mis tegelikult teeb selle templi kõlbmatuks või koledaks või inetuks või mida iganes. Kujuta ette, kui keegi tuleks nüüd siia ja võtaks selle värvisprei ja paneb siit mööda tuba nii, et kõik mu ilm on seda värvi täis. Kas sulle meeldiks see? Ma arvan, et me keegi ei laseks sellist inimest oma majja. Sama lugu on ka meie vaimutempliga. Kas me laseme igat inimest, igat olukorda, igat mõtet, mida kurat viskab sulle siit ukse vahelt sulle siia sinu vaimu ja sa kohe nõustud sellega? See on mõttekoht meile täna. Ja mõttekoht ka see, mida nüüd Paulus siin nagu ka rõhutab. Teine küsimus, et tempel võib olla ka nõu, mida ka piibel räägib. Tassid, potid, pannid. Kes on nagu nõus keetma süüa potis, mis on juba kuu aega, juba kogu aeg tehtud midagi, aga kordagi pole puhastatud. Mis tunne oleks söögilaua äärde minna, sellisest potist midagi süüa võtta? Ma arvan, et see on vist päris jälk oleks, eks ole. Samamoodi meie, Jumal kirjeldab vahel, et me oleme nagu astjad. Ja kes ennast puhastab väärikamaks, otstarbeks, mida Jumal tahab teha sinu kaudu, siis on oluline, et me laseme Jumalal ka ennast puhastada, kui on tulnud midagi meie vaimu asju, mis püüab meid ära viia Jumala osadusest, Jumala plaanist. Ma rõhutan, Jumala plaanist. Kurat on läbi aegade tulnud ja tahab ära röövida just seda, mida Jumal tahab sinu kaudu ellu viia. Saate sellest aru? Me peame sellest aru saama, teadvustama endale seda. Ja ta kasutab kõiki vahendeid, inimesi meie ümber, isegi meie sõpru mõnikord, või isegi lähedasi või töökaaslasi, kes ei saa sinust aru, aga nad tulevad sulle sisse, et ära röövida seda, mida Jumal on sinu sisse istutanud. Nii et meil on vaja ka vahel neid astjaid ja ütleme siis seda templit nagu puhastada, pühitseda ja välja visata see jaburi jamps, mida kurat viskab sinu mällu. Sest vahel me nagu ka ellitame teatud asju, mis me teame, et on valed. Ja me ei ole nõus neid ära andma ja selle tulemusel kannatajateks oleme meie sellel hetkel. See on täpselt samamoodi, kui sa võtad ikkagi musta tassi, mis on juba 10 korda kohvi tehtud, aga ei saa sa vahepeal puhtaks pesnud, siis lõpuks see kohvi maitse kaob ära. Või sõnaga kohvi maitse läheb väga viletsaks ja sa ütled, mis kohvi see nüüd siin on. Ja mõnikord on meiega ka, et mis asi, kes see Urmas nüüd lõpuks on, et mis see Urmas teeb, mis ta jaburdud ajab siin välja. See tähendab, et midagi on viltu minu sees, kui ma hakkan jaburdusi tegema või rääkima või suhtuma, ka minu suhtumised ja kõik muud asjad sinna juurde. Nii et me ei tohi ühte asja ära unustada. Kurat püüab iga hinna eest sisse tungida, et hävitada sinu keha ja selle kaudu ka sinu osadust elava Jumalaga.
sinu keha, sinu mõistust ja lõpuks sinu südametunnistust, mis muutub tuimaks. Ma olen ikka toonud näide, et meie südametunnistus on üks kolmnurk, mis on meie sees. Ja nii kui me midagi valesti teeme, hakkab see pöörama vaikselt ja teeb meile haiget. Ja kui me eirame seda kogu aeg, mida Jumal nagu tuletab meelde, siis varsti on see kolmnurk ümmargune. Ja siis ei tee enam meile haiget. Ja mõnikord meie kristlased ka laseme endas seda südametunnistust nõrgestada, sest me eirame kogu aeg seda, mida Jumal räägib meile, ütleb meile, juhatab meile. Ja selle tulemusel me hakkame pärast mõtlema, et miks ma sattusin sellesse olukorda. Mis juhtus minu elus? Siis oligi see, et tegelikult ma eirasin seda Jumala püha vaimu vaikselt häält, mis ütles mulle, Urmas, stopp, selle asjaga ära mine enam edasi, stopp, ära suhtle nende inimestega või sea piirid nende inimestega, et see asi ei jõuaks kriisi. Ja see on vahel väga raske, ütlen ausalt. Nii et meil on eesõigus ja kohustus, kes me oleme saanud päästetud, kes me tunneme Jumalat või tunnetame Jumalat, me ütleksime, mitte ainult tundmisest ei piisa. Jumal on pannud püha vaimu läbi sisse ühe tunnetuse ja see on väga oluline sõna Uues Testamendis, kuigi uus tõlge sageli vahetab selle välja tundmise vastu. Tundmine on hoopis teine asi. Ma võin tunda sind, aga mul on vaja tunnetada Jumalat, mis tuleb sinu vaimu. See on üks teadmine, millel sa ei oska oma intellekti mõistusega nagu aru saada, miks see nii on, aga sa tead, et see on õige asi. See on täpselt see sama olukord. Kui inimene tuleb Jumala juurde ja ütleb, et ma tahan saada Jumala lapseks, ma tahan, et minu elu muutuks, ma tahan ennast anda Jumalale, sellel hetkel toimub üks muudatus tema sees, kus ta ütleb, jah, issand, tule minu ellu, päästa mind, vabasta mind, puhasta mind, pühitse mind ja sellel hetkel Jumala on pannud ühe selge tunnetuse selle inimese ellu ja ta mõistab, mis on tõde, mis on vale. Vot see on kõige hämmastavam. Minuga juhtus see nii. Ma korraga hakkasin mõistma, mis on õige, mis on vale. Korraga ma tahtsin teha häid asju, mitte halvasid asju. See ei tähenda, et ma olen perfektne tänapäeval. Ma ikka õpin ja õpin seda asja jätkuvalt. Üks huvitav kirjakoht Mattiuse evangeeliumis 8 ja 16 sealt edasi. Mattiuse 8:16 on nii. Aga õhtu jõudis, toodi Jeesus juurde palju kurjadest vaimudest vaevatuid ja ta ajas neist vaimud välja sõnaga ning tervendas kõik haiged, et läheks täide, mis on räägitud prohvet Jesaja kaudu. Ta on võtnud ära meie haigused ja kandis meie tõved. Jeesus kandis meie haigused ja meie tõved. Sina oled püha vaimu tempel. Ja kuradil ei ole õigust sind rünnata haigusega, tõvedega, sest Jeesus kandis selle juba ristipuu peal. Mõistate? See on väga oluline mõista. Vahel me nagu ei teadusta seda endal, et mis see tähendab, et me oleme püha vaimu tempel. Ja kurat tuleb meid ründama, kurat tuleb meid nõrgestama füüsiliselt. Ja olete tähele pannud, inimesed, kes on haiged, vahel hakkavad Jumalat süüdistama. Miks ma olen haige? Miks Jumal ei tervenda? Miks Jumal ei tee teiste komandat ja neljandat asja meie elus? Tegelikult Jumal sõna ütleb väga selgelt. Sina oled püha vaimu tempel ja kuradil ei ole õigust tulla sellesse templisse sind hävitama, ka sinu füüsilist ihu hävitama, sest Jeesus kandis juba kõik Golgatal. Jeesus kandis kõik Golgatal.
sina oled ostetud kallilt Jeesuse vere läbi Jumalale. Seega sa oled Jumala tempel, Jumala omand. pange tähele, sa oled Jumala omand. Kuidas sina käid ringi Jumala omandiga? See on võib-olla üks uus mõtteviis või uus lähenemisviis, et teadvustada, kui oluline sina oled Jumalale tegelikult. Ja kui oluline on see, et ma Jumala omandiga, Jumal on kinkinud sulle füüsilise keha. Jumal on kinkinud sulle selle arusaamise. Jumal on kinkinud sulle kõik, mida sa vajad eluks ja igaks päevaks. Kui oluline on see, et sina käid Jumala omandiga parimal viisil läbi, nii nagu Jumal seda soovib. Nii et Jumal on oma templis sinus püha vaimu kaudu. Tema kinnitab teid ka lõpuni, et te oleksite laitmatud, puhtad meie Issanda Jeesuse Kristuse päeval. Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse tema poja Jeesuse Kristuse meie Issandaga. See on 1. Korintuse 1:8-9. Jumal on siis, kinnitab sind igal viisil püha vaimu kaudu, kes sinus elab. Jumal on sind isiklikult kutsunud. Jumal on sirutanud sulle käe. See on suur au ja privileeg olla Jumalaga osaduses igal päeval püha vaimu kaudu. See on sinu privileeg. See on sinu eesõigus. Jumal on kutsunud sind ellu viima iga päev tema plaane läbi püha vaimu, kes sinus elab. Kas sa mõistad seda? Ma arvan, et me peame aeg-ajalt nagu teadvustama endale, kes me tegelikult oleme. Kui oluline see on, et me oleme Jumala lapsed. Et me oleme püha vaimu tempel. Et me ei ole lihtsalt nii, et ei see ega teine. Uuesti sünni kaudu oledki siis Jumala laps ja Jeesuse kaaspärija, ütleb Jumala sõna, läheb veel edasi. Huvitav, sa oled kaaspärija. Olete kunagi olnud pärijad mingis asjas? Pärida midagi. Teate, mis tähendab pärend? Kui sinu vanemad ära surevad, siis sinu vanemate vara antakse siis lastele, eks ole. Siis jagatakse lastele see varandus laiali. Piiblis on räägitud sellest väga palju. Me oleme Jumala kaaspärijad, Jeesuse kaaspärijad. Kas te saate aru, mis see tähendab? Te olete Jeesuse kaaspärijad. Mida Jeesus omab? Omad sina. Jeesus, ma võtan isa omast ja annan teile kõik. See on vapustav tegelikult. See on vapustav, mida Jumal on tegelikult meile kinkinud. Kui me oleme lapsed, siis me oleme pärijad. Nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad. Ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga austatakse. Rooma 8:17. Hämmastav. Jah, meil on vahel kannatusi küll, jah, siin füüsilises maailmas erinevatel põhjustel. Ja vahel ka me ise oleme selles süüdi. Meie rumalusest, meie mõistmatust, me ei saa kõigest aru. Me eirame tunnetust, eirame iseennast, eirame teisi. Me oleme inimesed. See ei tähenda, et sa ei ole püha vaimu tempel. Me õpime siin maa peal kuni surmatunnini. Täna me ka õpime midagi. Täna me midagi oleme kuulnud, oleme kogenud Jumala lähedust, oleme kogenud Jumala tööd oma elus. Ja tänu Jumala selle eest. Nii et kui oleme lapsed, siis oleme ka sugulased. See on üks huvitav mõte. Siis ilma osaduseta kaotab mõte olla sugulased.
kui meil pole osadust, siis kaob mõte ära, miks me üldse oleme, eksisteerime. Jumal lõi kristlaskonna, et me oleksime osaduses, et me aitaksime üksteist. Ilmutuse 12:11 ütleb, nemad on ta ära võitnud talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi ega ole oma elu armastanud surmani. Nii et sina oled tegelikult kuradi ära võitnud. Kuna Jeesus juba võitis kuradi ristipuu peal oma verega. Sinu tunnistuse sõnad loovad võidu sinu elu üle, mida sina välja ütled. Milliseid sõnu sa välja ütled? Kui sa ütled, jah, kurat, näe, uks on seal, mina sinuga ei tegele, mina olen pühavaimu tempel, ma kuulun Jumalale ja sul ei ole õigus sekkuda minu ellu, sest ma olen Jumala omand. Kui mina olen Jumala omand, siis kuradil ei ole mingit õigust Jumala omandisse tungida ja hävitada seda ükskõik mis viisil. Mõistate? Meie peame võtma positsiooni kuradi suhtes. Mitte mängima kuradi, no ja vaatame natukese võib-olla tead. Ei mingit pai, ei mitte midagi. Näe, uks on seal. Välja kurat. Ma olen pühavaimu tempel. Ja pühavaimu tempel peab olema puhas ja pühitsetud ja püha. Nii nagu Jumal on. Nii et hoia tempel puhtana. Igal viisil ja kõikide vahenditega, mida Jumal sulle on andnud või annab veel edasi. Tee kõik selleks, et see oleks nagu puhas ja pühitsetud ja puhas kõikides küsimustes. Ära tee kompromisse. Ära tee kuradiga kompromisse, et no ja räägime läbi, et võib-olla saame kuidagi kompromissile, et okei, sõrmekene võiks olla sealt ukse vahelt väljas. Tead, kurat on nii kaval, et kui sa annad talle sõrme, siis on terve käsi ja varsti ta on ise ka kohal. Ja siis sa oled jälle augus ja mõtled, armas Jumal, kuidas ma jõudsin sellesse punkti? Mis juhtus minu elus? Miks need asjad juhtusid minu elus? Sest sa lubasid kuradil näpu ukse praos sisse lasta. Kurat on väga kaval. Nii et selleks, et sa oleksid võidukas, selleks on Jumal jätnud sulle koguduse. Jumal on andnud sulle sõbrad, kes mõistavad Jumalat. Jumal on andnud sulle erinevad osaduse vormid, nagu need palvegrupid ja piibligrupid ja mis iganes erinevad meeste osadused või mis iganes piiblipäevad. Jumal on jätnud sulle need sinu jaoks. Ole kaasas, ammuta endasse, talleta endasse see pühavaimu templisse, pane see kuskile oma templisse esikohale, lamp põlema, et sa näeksid, mis toimub sinu templi sees. Ja kõik rämps välja, kõik see, mis ei meeldi Jumalale, kõik see, mis on Jumalale vastu võetamatu, uksest välja. Armutult uksest välja. Siis sa alles koged rahu, tõelist vabadust. Jumal on andnud sulle piibli lugemiseks. Loe seda piiblit. Sest Jumal juhib sind selle kaudu, kui sa loed, siis korraga püha vaim avab sinu mõistuse. Ja korraga sa hakkad aru saama, mis seal sees kirjas on. Kui sa ei loe piiblit, see on täpselt nii, nagu sa hommikul tõused üles ja lähed tööle ja ma unustasin söömata. Lõuna ajal ka ei olnud aega süüa. Õhtul ka polnud aega süüa. Ja lõpuks tunned, ei, täitsa jama, et mis toimub minuga. Ja siis hakkad süüdistama toda, et mina ei ole süüa saanud. Ei. See on meie rumalus. Kui me ei loe piiblit, me ei lase oma vaimu toita, siis me lihtsalt sureme ära. Vaimulikult sureme ära. Ja siis me mõtleme, miks Jumal on nii kaugel, miks me ei kuule Jumalat, miks Jumal ei räägi meie vastu, miks Jumal ei juhata meid, miks Jumal ei räägi meie vastu ja nii edasi. Meil on palju küsimusi, tekib väga palju. Isegi kui sa loed neid piiblit,
isegi siis võib tekkida sul küsimusi, aga sul on jäetud kogudus, sul on jäetud osadusgrupid, sul on jäetud erinevad võimalused kuulata ka internetis häid Jumala sõna kuulutajaid või viise. Tänu Jumalale, et meil on usuvabadus praegu Eestimaa peal. Jumal on jätnud sulle võime oma tegevuste ümberseadistamiseks. See on väga raske, mõnikord mulle vähemalt. Oma tegevus ümber seadistada nii, et teha õigeid asju ja mõned asjad tegemata jätta. Ilmselt see on nagu tõsine väljakutse võib-olla aktivistidele, kes on hüperaktiivsed, et kuidas ennast rajalt maha võtta selleks, et seadistada ennast ümber. Nii et tee valikud, mis määrab sinu templi ja mis hoiab sinu templi puhtana. Jumal tahab, et sinu pühavaimu tempel oleks puhas kõikides valdkondades. Sest sellest lähtub elu. Sellest lähtub igavikuline elu, me räägime sellest. Peale surma ei ole enam valikud meie elus, vaid kõik meie valikud tehakse elus olles, praegu ja täna. Praegu ja täna tehakse valikuid. Sul on vastus hoida oma tempel puhtana. Sul on vastutus hoida oma tempel puhtana. Sa saad sellega hakkama koos püha vaimu juhendajaga. Jumala püha vaim on sinu juhendaja. Kui seda ei oleks, me ei suudaks Jumala templit hoida korras mitte kunagi, sest me oleme inimesed. Aga tänu Jumalale, et Jumal on pannud oma püha vaimu sinu sisse, et hoolitseda selle templi eest, kes oled sina. Kas te saate sellest aru? Jumal on jätnud ja andnud sulle püha vaimu, kes on sinu juhendaja, otsene juhendaja. Nii et siin nõuab tegelikult, siin on vaja väga tugevat sõna, kuulelikkust, südant ja meelsust, et jah, Jeesus, mida sa ütled mulle, püha vaim? Seda ma teen. Siin on tarvis ainult armu paluda Jumalalt, et vahet teha, millal püha vaim räägib, millal meie liha karjub ja millal meie mõistus, intellekt ütleb, et see on kõik jabur. Siin on küll küsimus, millal sa pead õppima vahet tegema, millal räägib Jumala püha vaim ja millal sinu füüsiline keha ütleb, et tee seda teist ja kolmandat, mis viib sind tegelikult Jumalast eemale. Ja millal sinu mõistus ütleb, et kuule, see on kõik jabur, mida nad teevad. Ja lõpuks Rooma 8.14 ütleb väga hästi, sest kõike, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Nii et kui Jumala vaim sind ei juhi, siis sa pead otsima Jumala uuesti ülesse. Seda juhtub vahel. See ei ole häbiasi, aga see on asi, mida aeg-ajalt tuleks nagu endale nagu teadvustada, kas Jumala vaim ikka juhib mind. Äkki ma olen Jumalaga osaduse ära kaotanud. Äkki ma vajan pühavaimu templit puhastada nii, et ma saaksin aru ja kogeksin ja näeksin, mida Jumal tegelikult minu templis tahab teha. Või templi kaudu teha väljaspoole mind. Nii et need on need mõtted, mida ma tahtsin täna teile jagada. Ja olge väga julgustatud kuulama Jumala püha vaimu häält, mida ta on pannud teie sisse, sest sina oled püha vaimu tempel ja Jumal tahab, et see tempel oleks püha, pühitsetud, puhastatud kõigest rämpsust, kõigest sellest, mis ei meeldi Jumalale. Ja Jumal annab sulle märku väga selgelt, mis on õige, mis on vale. Amen.